Tere! Minu nimi on Martin ja ma olen keeleteadlane. Ma uurin seda, kuidas keel muutub ja milline on eesti keele ehitus ja täna räägime lähemalt siis sellest, millest sõnad koosnevad. Ja siin on üks niisugune huvitav omadus, et ma ütleks, et keel on nagu Lego. Legot teate, milline Lego on? Aga mis te arvate, mille poolest siis keel on nagu Lego? Miks ma ütlen, et keel on Lego? Nii palju erinevaid keel ja sõnu on. Nii palju erinevaid, see on ka õigus, et on palju erinevaid sõnu, nagu Legos on hästi palju erinevaid juppe, et võikski öelda, et sõnad on nagu Lego klotsid. Aga siis see ei lõppe mitte ainult seal, et see ei ole ainuke sarnasus, et keeles on palju sõnu ja Legos on palju klotse, sarnasus on suurem. Milles? Nüüd saab kokku panna Lego juppe ja sõnu saab ka kokku panna. Ja. See on väga õige tähelepanek. Lego juppe saab kokku panna ja samamoodi on sõnadega. Sõnu saab ka kokku panna. Nii et me võime teha Legost, eks ole, midagi, maja näiteks. Aga samamoodi me võime siis sõnad panna kokku selleks, et tekiks mingisugune suurem mõtteline jupp, näiteks lause. Nii et Legost tehtud asi ja lause on enam-vähem samamoodi. Aga mitte ainult lause, mitte ainult sõnu võib anda kokku nagu Lego klotsi niimoodi. Aga millest sõnad koosnevad, ma küsiks teile? Tähtedest koosnevad. Teatud mõttes on õige, et tähtedest koosnevad. Kui vaatate seda, mis siin kirjutatud on kapsapea, siis see päris ilmselgelt koosneb tähtedest. Kui ta on kirjutatud. Aga kui ma ütlen kapsapea, millest ta siis koosneb? Häälikutest on siis täpne vastus, et kõigepealt ta koosneb häälikutest, aga teine õige vastus tuli veel, koosneb 2 sõnast. Olgu ta kirjutatud või öeldud, kui me ütleme kapsapea, siis seal on ühel tasandil on klotsid, mis on nagu häälikud või tähed. Et kui me võiksime nagu joonistada, siis me saaksime siia joonistada niimoodi, iga tähe alla me võiksime joonistada ühe nii-öelda klotsi ja niimoodi see käiks edasi, kuni viimased klotsid joonistaksime siia. Ja nii, et see kapsapea koosneb siis, ühel tasandil ta koosneb niimoodi, need klotsid on kõik nagu iga hääliku kohta on üks klots. Aga see nagu sa ütlesid väga täpselt, ei ole mitte ainus asi, et ta koosneb, kapsapea koosneb ka 2 poolest, eks ole. Mis need pooled on? Liitsõna on see, jah, ja üks pool on kapsa ja teine pool on pea. Siis võiks nüüd öelda seda, et meil on veel üks niisugune suurem Lego klots, mis ühendab kõik need klotsid kokku üheks tervikaks. Need klotsid on justkui siia selle külge pandud. Need väiksed klotsid on pandud suure klotsi külge niimoodi, et on tekkinud üks sõna kapsa. Ja peaga on täpselt samamoodi. E ja A on ka kokku pandud ühe suurema klotsi külge, et tekib pea. Ja nüüd niimoodi on, et vaadake neid tähti, eks ole, A-klots. Siin on A-klots on siin ja A-klots on siin ja A-klots on siin. Ja see on täpselt nagu Legos, eks ole, ühed klotsid on natuke ühesugused, teised on natuke teistsugused. Ja sama sorti klotsi võib kasutada mitmel pool. Me võime neid samu klotse võtta ja moodustada hoopis teise sõna ka. Ap saab teha, saak saab teha, päris kindlasti. Paks saab teha ja jääb A üle. Nii et neid klotse võime kombineerida väga erineval viisil ja saame erinevaid sõnu kokku. On veel üks pikem selline klots, mille külge nad on kõik pandud, eks ole. Need 2 suuremat klotsi, need klotsid on nüüd siia lisatud ja kokku on kapsapea. Et see on siis, kes ütles, mismoodi seda suurt. See on liitsõna, jah. See tasand on liitsõna tasand. Ja liitsõna on ka see, mis puudutab seda, mismoodi sõnadega omavahel nagu kombineeritakse, aga see ei ole nagu ainukene. Liitsõna moodustus on ainult kõige lihtsam viis, kuidas nagu näidata, kuidas nagu 2 sõna pannakse omavahel kokku ja tuleb suurem sõna. Aga eesti keeles on veel palju muid võimalusi, kuidas see sõnadega niimoodi mängida, nii et nagu erinevatest klotsidest tuleb kokku. Kapsa, ka. Et siin on ju ka niimoodi, et need samad klotsid, mis on tähtede tasandil, need on kõik siin niimoodi. Ja moodustavad selle sama sõna kapsa, eks ole. Aga siis on veel midagi. Kapsata. Ja võib ta ka olla, aga võib ka olla. Siin on veel mingisugune asi, mis ei ole nagu sõna,
eks, ei ole sõna. Ka ei ole sõna, ta ei ole ka selline sõna. Ta on küll asesõna, õppisid asesõna, eks. No, aga siin, kui sa ütled kapsata, siis ei ole mitte kapsas ja tema. Ei ole, vaid siis see tähendab mida? Ilma kapsata. Jah, see tähendab, et kapsast ei ole ilma kapsata, nii et see ta ei ole see ta, mis tema. Kapsale. Just, väga hea, nüüd hakkab juba tulema kapsal, le võime ka öelda, et siin on veel selline le, mida me võime sellega liita. Kapsaks sobib täiesti, see läheb ka siia poole. Mida see tähendab, see KS? Kuidas te, mida sellega väljendatakse? Kellekski saama, jah, just nii, et see ongi, see nimetatakse käände lõpuks, see on saavkääne. Kas te käändeid olete õppinud? Kapsal. Käänded ei ole lõppinud, siis te olete väga tublid, et te oskate neid kõiki juba nimetada. Kapsal, ütlesid, jah? Nii, tundub, et keel on väga süstemaatiline, et nagu, siin on nagu kindlad reeglid, mismoodi sõnadele liidetakse samasugused lõpud ja tunnused, et saada väljendada samu tähendust. Et igapäevases kõnes me seda ju selle peale väga ei mõtle. Aga kui nüüd hakata mõtlema, kas siis on nagu keel huvitav ka või? Ja. Ongi nii, et kui natukene keelde nagu asja sisse puurida ennast, siis tuleb välja, et keeleehitus on väga põnev. Nii et ma loodan, et võib-olla sellest meie vestlusest on kasu kõigile, kes seda keel natuke huvitab ja on kasu selleks, et põhjalikumalt natuke uurida, millest keel koosneb ja kuidas me teda igapäevaselt kasutame. Aitäh teile, et aitasite mul seda uurida natuke. Ja mulle ei meeldi, et sõnad on nagu legod, et neid saab kokku panna. Mulle ei meeldi, et hästi palju sõna lõppe on, et nendest saab väljendada, et sa tahad võtta midagi või ära võtta. Mulle ei meeldi see, et sõnasid saab väga palju moodi käändada.